Tavapärane lähenemine töötajate motiveerimisele toimub läbi kahe aspekti, milleks on siis tööülesanded ja makstav tasu. Aga kuna töötajad üldjuhul oma palgaga rahul niikuinii ei ole, siis üldjuhul nad ei ole ka motiveeritud, mis on juhtidele suur probleem. Kaasaegsem lähenemine ei pane juhtimise keskmesse mitte motiveerimist läbi raha, vaid töötajate arendamise. Mis tähendab seda, et kui sa lood töötajatele selged sihid ja eesmärgid ja sa aitad nendel aru saada, kuidasmoodi nende tänased tugevused, nende talent toetab nende eesmärkide saavutamist, sellisel juhul motivatsioon tekib iseenesest. Miks? Sest kõik inimesed on siia maale tulnud mingite unikaalsete tugevustega. Kuna tänane haridussüsteem ei aita meil tegelikult nendest tugevustest teadlikuks saada, siis me ka ise tihtilugu oleme sunnitud valima oma töökohti lähtuvalt sellest, mis lihtsalt meile raha sisse toob. Aga võib-olla mingisugusel muul töökohal, mis on rohkem seotud meie tugevuste ja talendiga, me oleksime palju edukamad ja võib-olla teeniksime ka palju rohkem. Kuidas alustada? Juhina võikski mõelda mitte seda läbi, et mis on need ülesanded, mis on vaja ära teha ja palju ma selle eest maksan, vaid mõeldagi niipidi, kuidas toetada oma töötajate arengu teekonda. Esiteks, kuidas sõnastada need eesmärgid sellisel kujul, mis päriselt on nendele huvitavad, et nad oleksid nii konkreetsed, nii lühiajalised ja nii mõõdetavad, et inimesed tunneksid nendeni jõudes, et ma olen midagi saavutanud. Teiseks, kuidas aidata nendel aru saada oma tugevustest. Kõige lihtsam viis selleks on küsida, mis asjad sul õnnestuvad, mis asjad sul ei õnnestu. Ja kolmas, kuidas ma saaksin omalt poolt pakkuda tuge, et neid tugevusi kasutades ta nende püstitatud eesmärkideni reaalselt ka jõuab.